hommikust, me oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast tagasi kuulama järjekordset Kirsi Chilli episoodi. Kui te olete võib-olla meie aktiivsem kuulaja, siis te teate, et kusagil 5 episoodi tagasi me tegime siukse osa, et mille pealkiri oli 73 küsimust Mariaga, ehk Victoria küsis minult 73 küsimust. Ja võib-olla kui te olete uued kuulajad või te pole sellest kuulnud, siis minu meelest Vogue alustas sellega, et ta võttiski mingisugused persoonid ja lihtsalt küsis jooksvalt need 73 küsimust. Need pole ette valmistatud, need on täiesti jooksvalt lihtsalt. Ja Vogue läheb nagu inimestele koju ja see ühe klipiga filmitakse. Ja ühe katiga. Ma täiega tahaks teada, kuidas nad seda, kas nad reaalselt teevadki või palju nad... nii raske. Ja, ma mõtlen seda, et palju nad uuesti alustavad või nad teevad esimese korraga. See on päris haige. Tahaks neid kaadritaguseid näha. Ja. Ühesõnaga, ma guugeldasin, need pole päris need Vogue'i omad ja natuke teistsugused kui need, mis Victoria minu käest küsis, aga leidsin 73 küsimust sulle ja ma loodan, et sa oled valmis. Ma lihtsalt ütlen kohe ära, et ma olen nii halb selles koha peal vastuste mõtlemises. Mulle alati meeldib asju ette valmistada, sest millegi pärast siis, kui on nagu aja peale kohe midagi vaja, mul kogu aeg nagu mälu lihtsalt blank, täiesti ma unustan kõik ära, mis ma kunagi varem elus teinud olen või tean ja ma kardan, et see hakkab tähega nagu venima ja ma mingi ülipingalt mõtlen iga vastusega, aga ma üritan. Ma arvan, et kui sa minult küsisid, siis ongi eriti need küsimused mingi, mis on su mingi tipphetkond see aasta ja siis sa ei suuda ühtegi asja meenutada, aga Mart ära analüüsi liiga pikalt, ütlesid esimene, mis sulle pähe tuleb, et see ongi nagu siuke pigem jooksvad küsimused, et mis sulle esimesena meelde tuleb. Ma proovin. Okei, alustame. Need on inglise keeles ka, nii et ma proovin jooksvalt neid võimalikult hästi teile tõlkida. Oh my god. Ütleb aeg-ajalt numbreid ka, siis me teame vaata kaugel ma olen. Ja, juba esimene küsimus on nii raske, aga mis sind nagu... Oh my god. What are you most excited about these days? Kuidas sa tõlgid seda? Mis sa oled nagu... Millest ma olen praegu kõige rohkem elevil? Ja, nagu viimasel ajal eriti. No ma ei tea, kui palju ma sellest rääkida tahan, aga mul on väga suur asi, saad tulema projekt tulemas minu YouTube'i kanalitega seoses ja ma ei taha seda liiga palju veel spoilida, sest ma tahan, et see oleks mega suur üllatus, aga see võtab päris mitu kuud aega, et seda teha ja praegu ma olen ettevalmistustega alustanud ja kõik läheb väga hästi. Seega ma lihtsalt ütlen, et üks minu enda alustatud YouTube'i projekt, siis mis on tulemas järgmisel aasta alguses. Ei suuda ära oodata juba, nagu ma tean, mis on ja mina ootan juba nii väga. See annab mulle iga päev praegu nii palju inspiratsiooni, sest nüüd ma olen nagu mingi uue suuna leidnud. Ja ma arvan, et see on hea, et seda üllatuse hoiad, sest see tuleb ikka täielik pauk lihtsalt. Nii, küsimus number 2. Mis on sinu lemmik püha? Nagu holiday? Ma mõtlen, mis pühad meil üldse on. Ma arvan, et vabariigi aastapäev. See on nii sinulik, nagu muidugi sa vastad vabariigi aastapäev. Iga teine inimene oleks lihtsalt mingi jõulud öelnud. Sest ma ainuke püha, mis mul pähe tuli, oli jõulud ja siis ma olin nagu, see mulle ei meeldi. Mis veel on? Järgmine tuleb vabariigi aastapäev. Miks sulle jõulud ei meeldi? Mul jõulu otsest midagi selle vastu. Ma lihtsalt ei ole kunagi olnud nii väga jõulude inimene. Mul ei teki seda mingit hullu tunnet või ma ei tunne nii väga, et see oleks nii eriline. Ja siis teine, mis mul tuli, on Mardi ja Kadripäev. Mul on see, et ma enam ei käi jooksmas, aga kui ma väike olin reaalselt lemmikasi, ma armastan seda nii äge. Ma just rääkisin mu kutile, et me võiks minna nii sama jooksmast, ma ei taha kommi, ehk lähme lihtsalt kostüümidega nagu mingi parki jooksma. Kusjuures ülinaljakas, et sa seda ütlesid, sest kui ma täna salvestama tulin, siis nagu ma olin all lootes, et see mulle vastu tuleks ja ma näen, et mingid 2 väikest tüdrukut on nagu full Kadripäev kostüümides lihtsalt ja koputavad kõrval uksele, aga nagu Kadripäev oli ju ära. Ei, täna joostakse. Täna joostakse? Ma mõtlesin, ma nagu mäletasin, et see oli ära. Mardipäev oli 2 nädalat tagasi. Okei, sellepärast siis tundub loogiline. Ühesõnaga, ma just nägin ka osasid, nad koputasid ja siis nad vist ei saanud vastust, siis nad jooksid üle tee parklasse mingi autosse sooja saama. Arvatavasti siis tõbas sellest nii küll. Ma lihtsalt ütlen, et vabariigi aastapäev võib-olla sellepärast, et ma ise olen väga patriootlik inimene ja minu jaoks kodumaa tähendab nii palju ja siis... Väga sinulik vastus. Mis on sinu lemmik aastaaeg? Kevad, sellepärast, et minu sünnipäev, aga teiseks ka sellepärast, et nagu öeldakse, et see on see lootust aeg, aga ma reaalselt tunnen, sest see loodus kuidagi tärkab, see nii niisugune õitseb ja nii romantiline, see annab mulle alati hästi palju inspiratsiooni ja kuidagi nagu lootust uute asjade jaoks ja reaalselt minu jaoks on see koht, kus sa alustada uuesti või nagu ma olen alati sel ajal nii õnnelik nagu terve kevad. Ja ma feeling, kui sul sünnipäev ka seal aastaajas on, siis ma ei imesta, et kevad sulle lemmik on. Milline on sinu ideaalne road trip? Ma ei tea, kuidas road trip eesti keeles? Ideaal. No võiks olla mingi mõnusa autoga,
või noh, jah, transport võiks nagu auto olla, siis kellega näiteks. Ja ma just hakkan mõtlema, et hea seltskond, ma arvan, et esimene eelistus olekski kas mingi kuti või parimate sõpradega, aga samas meil nüüd tuleb just detsembri lõpus, me läheme reisile Uus-Meremaale väga suurele roadtripile. Seega nagu ma arvan, tegelikult see võib ka hästi tuus olla, et perega võib-olla ongi see, et me just nagu avastame mingit uut kohta ja see teeb selle eriliseks, aga samas kui ma lähen nagu mingi sõprade või kutiga, siis see võib lihtsalt olla ka nagu Eestis pole üldse vahet, vaid pigem ongi, et kui sa oled sõpradega, vaata see seltskond lihtsalt teeb selle nii ägedaks. Ma ei teagi, mis seal veel peaks... No matka, see telgis ma ei tahaks väga ööbida. Võiks olla nii, et me ikkagi kuskile majas ööbime. Aga ma arvan, et lihtsalt hea playlist. Mul on see, et mu sõbrannal on siuke suur nagu marsabuss. Seal on nagu mingi 9 kohta. Ja siis ma olen sellega ringi käinud sõitmas ja seal on mikrofon. Seega ma saan karaoket laulda. Või mõtleks, et see peab roadtripil olema. Oh my god, see kõlab nii ägedalt. Siukse roadtripile tahaks ise ka minna lausa. Mis on su lemmiktegevus, mida teha vihmasel päeval? Minna vihma kätte ja tantsida. Päriselt? Jaa, see kõlab nii ebameeldivalt. Või siis minna vihma käes ujuma või siis lihtsalt vihma käes olla. Ma nagu naudin seda nii. Ma mingi tantsi, mul meeldis batuudi peal vihma hüpata, sest siis seal lendad kõrgemale seda vett pritsib. Nii äge. Või lompides hüpata ka. Ma olen see, kes päikse ja vihma vahel valib alati vihma. Ma olen nagu vihma inimene. Wow. Kiire küsimus, kuidas sa batuudil kõrgemale hüppad, kui vihma sajab? Ma ei tea. See kuidagi... Iga kord, kui ma käisin vihmaga hüppamas, siis see nagu oli teistmood. Võib-olla see ei olnud kõrgemal, aga ta tegi nagu mingi teist häält, sellepärast, et ta on üleni märg. Ja siis minu arust ma nagu lendasin veits äkki mäletan valesti. Aga lihtsalt vihmaga batuudil ka üliäge. Väga huvitav. Kui sa saaksid kellegagi vahetada elusid üheks päevaks, siis kellega? Siuksed küsimused mulle ei meeldi. Ma ei tea, kellega ma mingi vahet... sa võiks kindlasti olla mees, sellepärast, et nagu lihtsalt, et tunda, kuidas see on, kuna nagu... Okei, tõsi, ma ei mõelnud, ja, nagu selles mõttes ta võiks mees olla, aga ma ei teagi, kes oleks minust nagu täiega teistsugusel kuskil positsioonil või nagu... Ta ei saa päris teistsugune ka olla, sest ta peaks sind ikkagi vaata huvitama selles mõttes, ei vä? Minu mõelest ma vastasin mingi Kylie Jenner või midagi, aga see pole väga sinu type. Ja. Sa vahetaks mingi presidendiga, mul on siuke tunne. Nagu mingi... Ma mõtlesin selle peale, see oleks hästi huvitav või siis nagu mingi USA äkki mõni suur YouTuber või keegi, kes on ka nagu hästi tuntud, et nagu tunnetada seda kuulsust nagu nii suures mastaabis. Kui hull see on? Kas sa Shane Dawsoni seda sarja oled näinud? Ma ei ole näinud, aga ma tean nagu. Ei, kui sa näinud ei ole, siis ma oleks muidu teda pakkunud, aga... Ei, ma nagu tean, kes ta on ja nii ma olen mõndada videot näinud ikka. Jaa, mingi tema äkki. Aga issand, ma ei oskagi ühte kindlat öelda. Pigem lihtsalt mingi tahaks mees olla. Lihtsalt mõne mehega lihtsalt väga huvitav. Mis on parim asi, mis on parim asi, mis on sinuga see aasta juhtunud? Parim asi... Kas ma võin valida mitu või? Jaa, ikka ma arvan. No üks on kindlasti see, et ma käisin seal USA's suveülikoolis, sest see kogemus lihtsalt nii äge, täiega väärt minu mugavustsoonis väljas, ma õppisin nii palju juurde, iga kell läheks tagasi seda nagu ülikooli sinna ja siis teine kutiga kohtumine. Kohtusite see aasta või? Jaa, meil saab detsembris 6 kuud. Palju õnne. Mis on sinu üks uue aasta eesmärke? 2020 siis, jah. Ja ma saan aru, et sul on alati neid mingi 100. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole pannud veel paika järgmise aasta, ma teen seda pigem aasta lõpus, vaat analüüsin, kuidas see aasta läks ja siis panen uued. Aga esimene, mis mul pähe tuleb, ongi selle YouTube'iga seoses, aga nagu ma ei taha jälle spoilida. Oota, ma mõtlen, kas mul tuleks midagi uut pähe. See võib midagi üldisemat ka olla. No ma ütleks üldiselt nagu YouTube'i osas saada veel regulaarsemaks enda graafik, sest praegu on meil see, et monteerija, kuna ta käib koolis, tal on kõik koormus, siis video tuleb välja siis, kui tema on selle valmis saanud, aga ma tahaks, et juba ka vlogi kanalil tuleks nagu mingil kindlal päeval iga nädal. Et graafik panna. Ja YouTube'is nii-öelda siis graafikut parandada. Okei, väga huvitav. Mis on sinu lemmik nagu trenn või lemmik 5 trenni teha siis?
kindlasti kardio, sest mulle hullult meeldib nagu ringi hüpata, liigelda, teha midagi. Mulle meeldivad hästi liikumisspordialad, kus saad joosta nagu mingi jalgpall, tennis, kas kergejõustik, lihtsalt jooksma minna või siis tantsimine, nagu mingi lihtsalt segast panna. Ei, täiega feelin tantsimise koha pealt. See on täiega siuke asi, mis nagu, see ei tundu nagu trenn, kui sa seda teed, aga tegelikult see on meeletu kardio lihtsalt. Mis on parim viis sinu hinnangul lõõgastumiseks? No ma ütleks üks asi, mulle meeldib vaadata sarju, sest siis on see, et ma saan oma mõtted mujale, aga samas see on see, et sa vaatad ikkagi vaata ekraani, seega kui ma tahan nagu täiesti ka vaimne tervis vaata lõõga, siis ma ütleks, et kuskil mulle meeldib vannis olla, mingi klassikalist muusikat kuulata või massaaži saada, sest et massaažid on mul lemmikasjad. Ma ükskord tellisin koju, nagu, sest see oli nii normaalse, sina soovitasid, see oli nii normaalse hinnaga ja nagu nii mõnus, sa ei pea kuhugi minema, sest koju tuleb, paneb laua püsti ja teeb nagu Ei, ma räägin, meil on sama massöör suga ja kus juures sünnipäevaks mu pere kinkis nagu kinksid kaardi on ju ja seal oli kirjas, et nagu see massöör ootab mu kõnet, et nad nagu pere kinkis 2 tasuta massaaži mulle, ma olin mingi oh my god. See on reaalselt seda kink, mida mulle võib iga kell kinkida nagu... Jätan meelde. Nagu reaalselt. Ma räägin, see on parim asi üldse. Mis on su lemmik riik, mida sa külastanud oled? Põhimõtteliselt nagu lemmikreis või nii. Apikene. See on nüüd, sest et nagu riik ja reis on selles mõttes nagu erinevad. Ja, sest riik on nagu kultuuri poolest... No selles mõttes kindlasti, kus ma sain väga suure kultuurišoki oli Keenia, sest et see oli lihtsalt nii teistsugune ja vaata keset Aafrikat ja ma mäletan, et me sõitsime väga linnast välja kuhugi, kui me käisime safaril ja siis sa nägi, mul on tunne nagu ma oleks sellest juba podcastis rääkinud, aga nagu sa nägid, kuidas osad mustanahalised reaalselt elasidki sellistes hüttides, mis on lehmasõnnikus tehtud. Nagu ütleme, et see oli ikka nagu väga siuke maailmapilti avardav, meeldejav kogemus. Ja, aga mingid meeldejavamad reisid minu jaoks on olnud näiteks mingi Austraalia, siis... Sa oled nii palju kohtades käinud? Aasia on selles mõttes mu lemmikkoht, sellepärast nagu mingi Bali, Malaisia, Tai, kõik need, mis seal on, sest et lennupilet sinna on kallis, aga koha peal on hästi odav elada. Kõik inimesed on nii sõbralikud, nii südamlikud, toit üliodav, nii hästi palju mereainde ja ülipalju värskeid mahlu. Ma armastan nagu mingi värsklik pressitud arbuusi mahla. Okei, sa ajad mulle isu reisima minna peale tähiga praegu. Jätkame reisimise teemadel. Mis on viimane riik, mida sa külastasid? Viimati ma käisin Horvaatias. Okei. Mis on mingi riik, kus sa pole veel käinud, aga tahaksid minna? Island, Brasiilia ja Antarktika on mu top 3 bucket list kohta. Wow, need, et sul on kohe nagu siis kui ma käin Brasiilias ja Antarktikas ära, siis mul on kõik maailmajaod ja mandrid käidud. Okei, väga lahe kantileit. Mis on sinu lemmikjäätis? Teemavahetus. Ma ei oska lemmikut valida, aga üks, mis mul kohe pähe tuleb, on Lamu karamelli meresoolajäätis, sest ta on veits soolane. Okay. Ülihea. Kõlab väga unikaalselt, ma pole maisnud seda, vist peaks. Peaks, kindlalt nagu see on täiega õutu. Mulle meeldib ka mingi sidrunisorbee, alati võib. Ei, pole väga sorbee inimene, aga tore, et sulle meeldib. Mis paneb sind naeratama? Nüüd on natuke järgmised paar küsimust. Ma pean mingi ühe valima või? Ei, no too mingi näide lihtsalt, see ei pole... Esimese peal on mu kutt nagu. Ma näen, ma olen mingi sära, aga samas tegelikult on ka minu töö, sellepärast, et mulle meeldib nii väga teha, kui ma saan mingi video lõpuks ometi valmis, kus on hästi palju panustan, siis ma olen selle üle uhka, kui ma olen podcasti salast, ma näen teid, taati mingi energiat täis, see pole mind naeratama, kui ma näen oma pere, sest et nad ilmselt inspireerivad, toetavad kogu aeg nagu inimesed minu ümber ja nagu ja kas või kui mul on mingi hea trenni sain tehtud, lähen koju, olen mingi hea päev nagu. Täielik, ma ei tea, mis sõna see eesti keeles on, aga inglis keeles on see fulfillment. Nagu ma tõesti ei tea, kuidas eesti keeles öelda, aga ma kujutan ette, et see sama tunne. No järgmist 2 küsimust on natuke siuksed väga üldised, aga siin on, et mis on sinu meelest kõige lahedam asi maailmas? Ma isegi ei tea, kuidas sellele vastu. Minu arust kõige lahedam asi maailmas on see, et YouTube'iga saab raha teenida. Ausalt öeldes sama, nii hea vastus. Sest ongi, kui ma hakkasin sisuloomet tegema, see ei olnud karjäär, ma ei oodan seda. Järsku ma olen siin ja ma teengi seda täiskohaga nagu how cool is that? Uskumatu. Mis on kõige armsam asi maailmas? Lõpet ära nende küsimustega, mis asja? Järgmisel läheb paremaks, ma luban. Kõige armsam asi. Ma olen kindlalt mingid nõnust asju näinud. Ma ei tea, mul tuleb pähe lihtsalt mingid karvaloomad.
osad on lihtsalt nii nagu aga koerad või kassid? Ei, ma mõtlen nagu mänguasjad, mitte nagu elusloomad. Okay. Nagu karva mänguasjad, vaata. Okay. Osad mingi täiega fluffid, mingi üks sarvik või mingi kutsu või mingi minion. Ma ükspäev nägin reaalselt mingit meetrist minioni. Nagu nii nunnu. Nii, okei, väga nunnu. Väga deep küsimus, aga kuidas sa tead, et sa oled armunud? Okay. Need on nii naljakad küsimus, nagu need on nii eri valdkondadest. Ma arvan, et siis, kui sa mõtled sellest inimesest ülipidevalt nagu mingi iga 15 minuti tagant, nagu ta tuleb uuesti kogu aeg, sa teed mingit muud asja ja jälle sa mõtled selle inimese peale. Ma arvan, siis ta saad aru. Väga hea kirjeldus. Ja siis, kui sa temaga kokku saad või kuskil teda näed, siis vaata liblikalt kõhus. Ja siis, kui sa temalt sõnumi saad ja sa nagu ei jõua ära oodata, et vastata, siis paneb sind kohe naeratama. Nii nunnu. Kui sa saaksid minna ükskõik millise artisti kontsertile kohe praegu, siis kelle? Appi, Billie Eilish. Päriselt? Ja eriti ta uus lugu, on repeat kogu aeg. Mis on kõige parim kingitus, mis sa kunagi saanud oled? Ja ise mulle ei meeldi. Mulle ei tule. Mulle ei meeldi. Ma unustan kohe ära praegu kõik, mis ma saan. Nagu viimane asi, mis mul mingi meelde tuleb, on mu see sinine või türkiis linnaratas. Sellepärast, et ma olen, eriti kui ma elasin veel linnast väljas, siis mul oli maastikuratas, sest et seal me olid metsad lähedal, mis iganes, et maastikuratas oli kasulikum. Ja siis ma alati unistasin, et kui ma lõpuks linnas kuskil tulevikus elan, siis ostan linnaratas. Mu pere oli nagu ei siia nagu linnast välja, meil pole mõtet linnaratast osta. Ja siis me kolisime, siis ma sain linnaratta ja reaalselt ma sõidan sellega iga päev, ikka veel, nagu praegu ei ole veel lund maas, ma lähen sellega trenni. Mulle nii meeldib sellega sõita, sest ma kasutan nii palju, see on nii praktiline, see on nii ilus, see on nii mugav, elustiiliga läheb hästi. Fun fact siia juurde, ma korraks mainin, et mul on ka linnaratas ja see oli mu eluunistus väiksen linnaratas saada. Ja mulle kingitis ja kui ma olin 10 ja ma sõidan ikka veel sellega. Nagu ma hakkasin ükspäev mõtlema, et ma sain süke beežikas, pruunikas, suht tavaline näeb välja, aga nagu ta oli lihtsalt mul lemmikas. Jumala, korv on viltu seal küljes või juba, ma olen taga nii kaua sõitu, ma sain ta reast, kui ma olin 10, aga ikka kõige lemmikam asi üldse. Paras sul on, sest sa oled nii pikaks. Ma tean, aga see oligi see, et kui ma seda sain, siis ta oli hästi suur mulle ja nüüd ta on pigem väike mulle. Nagu kui ma peaks praegu uue ostma, ma ostaks natuke suurem, aga temaga kannatab ikka sõita. Nii, jätkame, meil on 21. küsimus, mis on sinu kõige lemmikum nagu moetrend? Ja siin on nagu of all time, ehk mitte nagu hetkel, vaid üleüldse. Mulle meeldib see, kui sa saad kanda viisakaid ja sportlikke asju koos. Nagu näiteks, et sa paned mingi dressipluusi ja siis viisaka mantli või mingi pintsaku või pintsaku dressipüksid. Nagu mulle meeldib räigalt see mix and match. Ja mulle ka. Mis on su lemmikfilm? No nii. Valentine's Day. Ma ei ole näinud seda vist. Seal on hästi palju häid näitlejaid, mul praegu neid nimed ei tule meelde, ma pole seda ammu vaadanud, aga seal on nagu mingi 5 erinevat paari ja siis näidatakse nagu vaheldumisi, et kuidas neil läheb, osad lähevad kokku, osad lähevad lahku ja nagu ülisuke romantiline, natuke draamat, vahepeal läheb kurvaks, aga lõpeb ikkagi hästi ja see on lihtsalt nagu, ma vaatasin seda iga valentinipäev siis, kui ma nagu üksi olin, aga nüüd, kui mul kutsi, siis ma lähen välja lihtsalt, aga nagu aga nagu see on lihtsalt siuke film, mida ma võin iga kell vaadata, ta on nii tore, siuke südant soojendav või nagu. Nii naljakas, kui erinevad filmieelistused meil on. Ma oleks öelnud mõne õudukas on mingi Valentine's Day. No samas mulle väga meeldib ka see Hunger Games seeria ja Kariibi mere piraatide seeria. Okei, wow. Neid võib ka kogu aeg vaadata. Ja Harry Potteri seeria, aga see on nii pikk, et seal lõpuks läheb igavaks. Ma pole näinud Harry Potterit. Mulle on Harry Potteri väga nagu esimene osa on lihtsalt nii lahe. Okei, peaks võib-olla vaatama kunagi. Me teeme movie night. Jaa. Mis on film, mis paneb sind alati nutma? Issand, ma ei teagi, kas mul on mingit ühte kindlalt, sest enamasti, kui see nii dramaatiline, siis ma enam ei vaata seda uuesti. Aga nagu, see ongi, ma hakkan suht kergelt nutma, sest ma suudan ennast väga nagu selle inimese olukorda panna, ma elan nii sisse karakteritesse, et kui see on vähegi dramaatiline film, siis mul tuleb pisarad, mul tuli meelde, kui ma käisin eelmine sügis USAs, siis ma käisin koha peal vaatamas Star is Born, sest ma tahtsin teha nagu Ameerika kinno minna. Ja reaalselt ma vaatasin seda filmi ja saad näinud, eks ju? Ma hakkasin lõpus nutma ja siis, kui lõputiitrid olid lõppenud, ma ikka veel nutsin. Reaalselt nagu ma ei suutnud lõpetada. See oli ikka, ma ei ole julgenud seda uuesti vaadata, aga ma elasin nii sisse. Ma kuidagi hakkasin kujutama, et kui mina ise peaks kaotama kaasa, siis ma nagu nutsin lihtsalt ossa.
hakkab süda reaalselt puperdama praegu, sest me käisime seda vaatamas, mis 2 sõbrannaga äkki või. Ja ma juba hakkasin keskel, mul tulid pisarad mitu korda silma. Siis lõpus ma nutsin nii, et ma vappusin nagu kinos. Ma ei saa käia kurblasti vaatama, sest ma nutan nii kõva häälega, et ma ei saa nagu vaikselt nuta. Ma lihtsalt värisen oma tooli peal reaalselt. Ja me tulime sealt välja ja mu silmad olid täiesti paistes, nagu mul lähevad silmad ja nina paista. Ja siis veel mu klassi ja ema kõndis meil vastu, oli mingi, kas kõik on hästi, ma mingi, see film oli väga kurb lihtsalt. Ma isegi vlogisin seda, see ka vlogist on näha, et kui nutetud mu silmad olid nagu. Päris uskumatu. Järgmine küsimus on, et kui sa saaksid teha millestki või kellestki dokumentaalfilmi, siis kellest või millest see oleks? Endast. Tegelikult nagu sama. Sellepärast, et ja see võib-olla veits ego, aga nagu ma täiega armastan filmindust ja nagu see oleks minu enda jaoks nii huvitav teha, sellepärast, et kui keegi teine minust teeks, siis ma ikka olen pärast mingi, mulle see koht ei meeldib, oleks võinud siin teistmoodi, aga ma ise tean, mis mulle meeldib. See ka ise lavastada, ma ju tean, mis mu elus olnud on ja nagu kuidas ja pealegi ma olen seda nii pikalt teinud, et vahepeal, kui mul on mõni mingi kiire päev ja ma olen ühest kohast teise jooksmas, siis ma kogu aeg kujutan ette, et kui seda mingi päeva filmitaks, kuidas nagu teistele edasi antaks minu kiiret elotempot, ma juba kujutan ette neid kaadreid eest, ülevalt roni võtta. Sa oled rääkinud mulle nagu, seda, ja reaalselt nagu ma olen päriselt mõelnud sellest seega. Ei, aga samas minu meelest see ei ole ego, sellepärast, et nagu kui sa võtaks ükskõik mis muu teema, siis on suur tõenäosus, et sellest on tehtud juba mingisugune dokumentaal. Nii et nagu sina ise, sa tead kindlalt, et sinust ei ole midagi sellist tehtud, sa oskaks seda kõige paremini teha. Nii, ja ma arvan, et mul oleks ka palju nagu huvitavat, mida näidata, sest mu elus toimub palju. Järgmine suur projekt äkki, kes teab. Kui sul võiks olla üks supervõime, siis mis see oleks? Kas lendamine või teleporteerumine? Ma arvan, et teleporteerumine, sellest oleks kõige rohkem kasu minu igapäevaelus, see oleks kõige praktilisem, sest et nagu, ma ei pea kogu aeg raiskama aega sellele transpordile, mis on nagu nii kesklane halb, sul läheb raha, sul läheb nii palju aega, ma lihtsalt nagu säästaks oma energiat ja aega nii palju kokku. Jaa, ausalt öeldes feeling. Ja siis, kui sul mingi ebamugavad olukorrad, sa lihtsalt ära minna. Ja ma just tahtsin öelda, sa lihtsalt õhku haihtuda. Mis on mingi oskus, mida sa pole veel omandanud, aga tahaksid? Ma tahaksin täiega hispaania keelt osata. Ma õppisin hispaania keelt 3 aastat ja ma ikka ei oska. Ma nagu võiksin minna seda õppima, aga point on selles, et see kaoks ära. Ehk ma peaks nagu reaalselt elama minema sellises keskkonda, kus seda räägitakse, et see mul püsima jääks, aga mul ei ole hetkel väga nagu vaja või see ei lähe mu nagu plaanidega hetkel paika. Lihtsalt see keel ise on nii äge, et ma mäletan nüüd ükskord, kui me käisime Hispaanias, siis mu isa soovitas, et ta tõmbab mingi keeleäpp ja siis seal kohapeal olles ma natuke õppisin neid väljendaid ja siis ma sain restoranides mingi arvet küsida kohalikus keeles ja see oli nii lahe, et ma tahaks. Ja teine asi on painduvamaks saada nagu mingi spagaati teha. Aga ma ei ole nagu nii obsess sellega, et ma viitsiks tegeleda. See on siuke nagu nice to have, aga minu meelest see mõlema puhul. See ei ole nii oluline, jah. Aga see oleks ikkagi lahe, kui saaks. Nagu, see ongi, et sa jääd pensionile, sul pole midagi enam teha, siis sa hakkaks nagu siukest asjadega tegelema. Ma kardan, et siis on natuke hilja hakata spagaati venitama, aga samas, kes teab, sa oled nii heas vormis, et sa kindlasti saaksid hakkama sellega. Mis on parim asi, mis suga täna juhtus? Oot, ma pean mõtlema, mis ma ikka tegin nagu. Tuli veel. Ma käisin täna oma sõbranna sünnipäeval. See oli üllatus sünnipäev, mille ta emadele korraldas, sest et ta käis, ta modell Aasias oli just pikalt nii 3 kuud tuli tagasi ja nüüd me tähistasime ta sünnipäeva ja tagasi tulekut ja siis see oli üllatus, et me kõik siin üldse kohale läksime ja ma ei teadnud, kas seal on mingi programm, võib-olla on see, et me lihtsalt istume, räägime, aga üllatus, sina tuli mustkunstnik ja nagu ma just üks päev, nagu mu kutt käis ühel mingil üritusel, kus oli mustkunstnik, ta nagu snappis mulle sellest, ma olin mingi, nii äge, täiega tahaks ka, et lähme mingi mustkunsti show'd vaatama ja siis mingi 2 nädalat hiljem ma ise sattusin ka mustkunstniku, et mulle mingi, jäi! Kuidas oli? Ülinas ja mind kutsuti ette ka, et ma sain katset ka teha. Okei, sa olid see vabatahtlik. Ei, ma mõtlesin, aga siis ma olin nagu, et ma tegelikult praegu mind nii, ma ei taha nagu tunduda see, et ma tahan. Ma tahtsin, et ta mind ise valiks. Ja siis ma käitusin nii, et see tõmbaks tähelepanu, see, kui ma olin veits vaata telefonis, ta nägi, et nagu inimene hakkab ära kaduma, ehk ta peab. Siis ta oli mingi, tule lavale, sealt nagu nii telefonis, aga ma olin mingi, ma olin ainult sellepärast, et sa mind kutsuks. Ütlesid talle. Ei öelnud, aga ma olin peas. Nii, kas sulle 28. küsimus, kas sulle meeldivad üllatused? Jaa, ma armastan nagu... Päriselt? Jaa, aga asi on selles, et mingite asjadega, nagu näiteks sünnipäev, mul on nii suured ootused ja see häirib mind. Ma tean, et see on probleem ja ma ei oska neist kuidagi lahti lasta. Probleem on selles, et kuna mu lemmikfilmi žanr on nagu mingi romantilised komöödiad, ma olen neid nii palju vaadanud, et mu nagu ootused mingite asjade osas on väga-väga suured, aga ma olen aru saanud, et isegi
kui need asjad juhtuvad, siis see nagu, see ei tee mind rõõmsaks, see ei ole nagu siis kui üllatused juhtuvad või? Ja nii nagu see fulfilled, ma ei tunne seda. Päriselt? Ma ei tea, see on kuidagi see, et ma olen nii üle haipinud, et kui see isegi juhtub, see enam nagu, see on täielik katastroof, sest nagu keegi ei saa mitte midagi, nagu ma ei tea, ma reaalselt, ma feelin üli natuke selle koha pealt, et on nagu ülisuured ootused, aga siis reeglina ongi see, et näiteks mind isiklikult on nii keeruline üllatada, sest kohe, kui ma kuskil midagi kuulen, mis võiks potentsiaalselt vihjata sellele, et keegi teeb üllatust, siis ma hakkan mõtlema, huvitav, kas nad tegid seda. Ma hakkan kohe mõtlema. No võib-olla mul on ka see, et ma iga aasta ootan, aga ei ole väga midagi juhtunud, nagu mind ei ole üllatatud või nagu need asjad ei ole kunagi täitunud. Nagu mingid asjad on, aga nagu need on nii ma ei tea, aga nagu selle üllatusega peakski olema nii, et see peaks olema nii lamp, sest kui see on mu sünnipäeval, siis ta nagu on üllatus, aga samas nagu see mu sünnipäev, seega nagu see ei ole nii üllatav, aga kui see tuleks mingi täiesti suvaliselt nagu keset aastat, siis ma oleks nagu šokk. Siis see oleks päriselt üllatatud. Jaa, üllatused on alati väga oodatud. Kui sa saaksid teha flashmobi, siis kus sa selle teeksid? Ma ei tea, kuidas flashmob, eesti keeles vist pole väljendud sellele. Mul tuleb see meie vabaduse, oli Vabakal see, kus meil see Eesti YouTuberite flashmob oli. Ma hakkasin mõtlema, et oma kodu katusel, sest ma elan kortermajas ja meil on nagu terrass, aga siis ma sain aru, et nagu teised inimesed ju ei näeks seda, sest ma olen üleval, selles mõttes ta on natuke halb koht. Mis on veel hästi? See võiks olla ikkagi mingi koht, kus käib täiega palju inimesed nagu, et seda näeb. Äkki seal New York Times Square'il. Okei, wow. Kindlasti seal on mingeid tehtud ka, peaks vaata guugeldama. Ma kujutan ette, et üli palju videoid. Niimoodi, et nagu rahvas ikka näeb ka. Ja see oleks päris vinge. Jällegi tulevad 2 natuke imelikumad küsimust. Kas sulle meeldivad muffinid? Ma ei ole eriti suur fänn. Okei, siis ma ei tea, kas sa oskad teisele küsimusele vastata, aga kas sa tavaliselt küpsetad muffineid? Jaa. Oota, aga sa pole fänn, aga küpsetad? Ma küpsetan tavaliselt teist, mul ei ole see, et mul tuli koogisu, ma küpsetan endale koogi, nagu ma ei tea kunagi nii. Pigem ongi, et kui kellelgi tuleb sünnipäev, siis ma selle puhul küpsetan mingi kooki või muffineid või vahepeal vaata, kui algklassides sõbrapäev oli hästi oluline, siis näiteks teistele küpsetasin hästi tihti muffineid, seda oli nii lihtne ja just suurele kogu selle koogiga on see, et sa pead mingi tükk hakkama lõikama, see on hästi keeruline muffineid, ta on hästi lihtne anda või siis näiteks sünnipäeva puhul ka viid kooli muffineid. Nagu mulle meeldivad need retseptid, mis mu ema teeb, need muffinid on hästi head, aga nagu ma niisama kuskilt kohvikust või kunagi ei võta muffinid, ma ei ole selline fänn. Mis on sul lemmik magustoit? Oleme magusalainel siin. Mulle hullult meeldib jäätis, seda ma võin iga kell süüa nagu mingi puuviljad, arbuus, aga magustoit laavakook on, eks ju see, mis on seest vedel? Ja, laavakook vaniljajätsega. Ja. Kas on mingisugune magustoit, mis sulle ei meeldi? Peale muffinid. Ja, kindlasti on. Sa tundud täpselt siuke inimene. Mulle väga palju magustas. Sa oled soolas inimene. Aga mul ei tule pähe. Ütle mulle mingit magustoite. Ma ei tea, braunid, kreembrüleed, tiramisud. Nagu brauni. Sul ei maitse brauni? Ei, see ei ole see, et see ei maitse. See on okei, aga ma ei telli seda, sest minu jaoks on tavaliselt nagu kuiv või kuidagi. Mulle just meeldib see laavakook, sest see on seest vedel, ta on mahlane. Ma arvan, et sa peaksid rohkem braunisid proovima. Nimed mulle veel magustoite. Mingi tiramisud, siis ongi mingid erinevad jäätised. Võib-olla üleüldiselt nagu... Pannkoogid? Ma ei ole väga suur pannkookide fänn, aga vahel mul on isu. Aga nagu võib-olla siuksed hästi mingid kreemised tordid, kus on mingi vohukoor või nagu ja palju mingi tainast või biskviit või nagu mingid siuksed tordid mulle üldse ei lähe peale. Okay. Sa oled rohkem siuke soolase ja puuvilede ja värsket asjad inimene, mul on siuke tunne. Mis on sul lemmik? Kohvik? See on küll lahe küsimus. Lemmik. Veelmanni on see, kus ma hästi palju käin, sest et head hinnad, see on mega hubane, head toidud, aga ma mõtlen, kas mulle täiega meeldib ka see, kus me käime seal Telliskivis, Boheem on parim kohvik üldse. Jama on selles, et nad on kogu aeg täis ja ma üritan alati sinna, miskipärast reede ja laupäeva õhtuti ma alati üritan sinna minna ja siis on täiega nagu loterii, kas sa saad selle laua või mitte. Me üritame helistada, siis nad on mingi, meil pole kohti, aga ükskord ma helistasin ette, et ütlesid, neil pole kohti, me läksime kohale ja neil juhuslikult oli koht. Nii et see peab alati olema see, et sa lähed sinna, aga sul on varuvariant seal lähedal nagu olemas, aga muidu pannkoogid Boheemis parim asi üldse. Mis on sul lemmik toit üleüldiselt?
Lemmikutega on nii raske, ma ei suuda mingit ühte valida, aga asjad, mis mulle väga meeldivad, on sushi, just Philadelphia. Sama, Philadelphia mu lemmik sushi, matching. Ja või siis lõhe tempura on ka väga hea, aga nagu Philadelphia on esimene eelistus. Siis krevetid. Okay. Mulle üldse meeldivad täiega mingid mereannid. Ja... Kõik, mis on soolane põhimõtteliselt. No, suht jah. Sa ei ole väga piki ka, nagu sa ei ole väga valiv oma toiduga. Mingid asjad osas olen küll. Mul on väga palju asju, mida ma ei söö. Mul on tunne, ma olen nii palju rohkem too, nii et ma nagu võrdlen meid, siis saad palju rohkem. Okay. See olene pea kellega võrrelda. Ja täiega. Kui sa oled nüüd, siin on niimoodi sõnastatud, et on brunch, mis sa tellid? Ossa. Brunch on reast mu lemmikasi maailmas. Brunch. Mulle täiega meeldib lõhepeigel, aga see peab olema nagu hästi tehtud. Nii hea. Ja siis mingi, kas värske apelsinimahl või näiteks matcha latte või roheline smuuti kõrvale. Sa oled kinni üksikul saarel ja sa saad valida ühe toidu, mida sa sööd seal igavesti. Mida sa sööd? Arbuus. See vist ei ole isegi nii toitav, aga see on nii ta on sulle nagu vedeliku eest ka, vaata. Ja kui ma kujutan ette, et see on suht kuum, seega nagu see on siuke kerge. Mul on just tunne, et arbuus oleks minu pool näiteks see asi, mis nagu mul viskaks üle nii kergelt sellest. No selles mõttes, kui ma ainult üht toitu võin süüa, siis see selgelt viskab üle, aga nagu ma ei tahaks seal mingit seapraadi nagu. Seapraadi igavesti. Mis on selle mingit värv? Türkiis. On jaa. Aga see ei tähenda seda, et ma tahan seda igal pool näha, et terve mu tuba on türkiis, kõik mu riided on. Mulle meeldib ta värvi poolest, mingid asjad on coolid, aga nagu tegelikult ma ei kanna seda väga palju ja mu toas ei ole seda ka üldse väga näha. Nii, väga põnev. Issand, kes on sul lemmik superkangelane? Appi. On sul üldse mõni? Ma ei usu, et... Nagu superhero, nagu mingi filmidest siis või nagu... Nagu mingi ämblikmees, Batman, mingi... Ma ei tea, mul ei ole lemmik. Jah, mida... Ma ütleks lihtsalt, et mu lemmik superkangelane on mu isa. Nii armas, see oli reast ülihea vastus sellele küsimusele. Mida sa, nüüd siin ta eeldab, et me elame nagu mingi USAs, sest küsimus on, et mida sa tavaliselt tellid Starbucksis. Aga siin on pandud sulgudesse või su lemmikus kohvikus, nii et minu meelest sa võiksid vastata, mida sa Feelmanis tavaliselt tellid. Näiteks ma pole seal kunagi käid, ma tahaks soovitusi teiega. No mu go-to, kuna ma teen seal hästi palju kohtumisi, ehk ma võtan ainult joogi, siis on spinat ja avocado smuuti, mulle hullult meeldib, roheline. Ja siis mulle meeldib ka kofeiinivaba latte, sest ma kofeiini ei suuda seedida, aga mulle kohvi maitse täiega meeldib, siis näiteks see. Nice. Kes on viimane inimene, kellega sa sõnumeerisid? Et sa pead tšekkama telefonist. Ja sa hoiad minu telefoni. No nii. Kas me räägime Messengerist või iMessage'ist? Võta Messengerist, seal sa vist räägid kõige rohkem äkki või? Kas mul on vaja vaadata, mida ma ka rääksin või? Pane siis, see on huvitavam. See on kutt kindlasti on ju. Ei ole. Viimane on Madli, mu väga hea sõbranna, ma arvan, olete sotsiaalmeedias või vlogides näinud ja ta kirjutas mulle, ta just ööbis minu juures täna ja siis ta läks hommikul tööle ja ta oli unustanud ühe kampsuni koju ehk ta laenas minult ja nüüd ta kirjutas, et ta läks praegu oma koju mu kampsuniga ära. Ta unustas selga, et ta toob selle mulle homme ära. Okei, kui huvitav. Ja siis ta ta kirjutas nagu mitu asja ja siis teine asi on see, et ta käis minu selle küünetehniku juures, Brita, ja ta on ülipikalt tahtnud minna, et lõpuks esimest korda läks ja siis ma küsisin, kuidas need küüned välja nägid, siis tahtis mulle pildi. Nice. Millised küüned olid siis? Mis värvi? Ma võin sul näidata. Siuksed pruun ja hästi Mega lahe nice. neutraalne, see on täiega temalik toon. Ilus nude moment. Oota, Ma ei tea, Anna. kus sul see- nii. Nii, ma loen Viki telefonist neid küsimusi. Mis on su lemmiktegevus, mida teha su kodulinnas? Aga äkki sa pigem siis ütled nagu enne, kui sa kesklinna kolisid? Sa elasid nagu rohkem maa pool. Ma elasin linna ääres täpselt. Linna ääres, jah. Mis mulle Mis see lemmiktegevus, jah? Ma arvan, et käia näiteks rula või rulluiskudega sõitmas. Rulluisutamine on parim asi üldse lihtsalt. Täiega mingi mul oli trenga. sõbranna, kellel meil olid matching rulad ja siis eri värvi, skitter. aga täpselt sama stiil. Ja siis me käisime kogu aeg rulatamas, nii lahe. Nice. Ja siis me tegime hästi palju neid filmiõhtuid ka, sest meil oli Maxim oli lähedal, käisime kogu aeg ostsime mingi euri eest selle popcorni ja siis tal oli projektor nagu elutoas, siis me just vaatasime filmi. Oh my god, see mu bucket list endale kunagi nagu enda koju projektor osta, sest see oleks nii lahe mingi kinomoment. Mis on järgmine raamat, mis sa planeerid lugeda või kas sul on nüüd see planeeritud? Mul on see, et mul on praegu mingi 4 tükki korraga pooleli. Seega nagu... Kuidas sa suudad mitut raamatut korraga lugeda?
Või need on nii eri žanrid? See oleneb nagu raamatust, vaata, kui sa loed mingit ilukirjandust, kus sul on nagu tegelased, asjad, siis sa võid ära unustada, aga kui sa loed nagu eneseabiraamatut, mis läheb peatükk kaupa, mida edasi teha, siis see ei ole nii oluline, mis seal nagu, sest tavaliselt, kui ma loen, ma teen nagu nii samm-sammult, seega saad vahepeal poole jätta ja siis lihtsalt jätkata. Seega ma lihtsalt tahaks nagu need läbi saada. Mul on tegelikult seal raamaturiiulis on nagu hunnik raamatut, minu sünnipäevaks sai, mida ma pole jõudnud lugeda. Ma ei tea, kas ma neid nimesid mäletan. Üks oli mingi vana, kuidas mingi hästi vanaks jääda, see on nii halb sõnastus. Nagu mingi... Kõlab nagu raamat, mida sina loeksid. See kuidagi võib-olla kuidas mitte vana, ma ei tea, see oli midagi vananemise kohta, aga kuidas seda nagu hästi teha või midagi sellist, sest vaata, ma ütlesin, et ma tahan 102 aastaks elada, seega mu sõbrannas selle nagu eesmärgi ja kinkis mulle selle. Mingi, kuidas stiilselt vananeda? No midagi sinna kanti. Nii, 44. küsimuse juures oleme ja see kõlab nii, et milline on sinu lemmikpitsa? No või nagu, see on sõnastatud, et mis sulle meeldib su pitsa peal kõige rohkem, ehk nagu milline on su lemmikpitsa? No mu go-to'd on tavaliselt kas salaamipitsa või tuunikalapitsa, aga üks täiega nagu teistsugune või siuke mugavustsoonist väljas. Minu meelest juba salaami ja tuunikala on suht mugavustsoonist väljas. Okei, minu puhul see on tavaline. Minu jaoks on seal mingi pitsanaut Rotermannis, üliäge koht, neil on nii huvitavad pitsad ja üks, mis ma proovisin, oli kitsejuustu ja viigimarja moosiga. Nii näepekki, nii hea soolane magus koos, ma armastan kitsejuust. Enne see toidu koha peal sa küsisid ka kitsejuustu salat on mu go-to nagu, munustasin mainida mingi bataadifriikad, aga igatahes see pitsa, nii hea, see on ka üks mu nagu lemmikuid. Mis on su lemmikjook? No selles mõttes vett ma joon nagu mingi 24/7, aga mul hullult meeldivad smootid, eriti roheline smoothie, iga kell võib peale minna. Matcha latte, aga see peab olema hästi tehtud, see peab selle siidise maitsega olema, sest vahepeal ma tunnen seda pulbrit seal sees, siis see ei keri. Ma ei ole matchat kunagi elus joonud ja see on mu bucket listis, ma peaks ära selle proovima. Ja siis teed ma joon nagu mingi iga hommik ja praegu on talvine aeg nii külm, seega ma joon mingi mitu korda päevast teed. Tume šokolaad või piimašokolaad? Tume iga kell. Kas siin on nagu mingi küsimustki? Mis on su lemmikbänd? Lähme muusika poole. No ma ütlen, et ma nii väga, kui ma muusikat kuulan, ma ei vaata väga mingid artiste ja neid laulu nimesid, seega see keeruline. Ma tean, et mingi Eestis ma ütleks mingi Karl-Erik Taukar bänd, aga välismaa appikene, ma reaalselt, ma ei tea bända vist. Niimoodi, ma ei oska pakkuda, aga ma täpselt ei tea, mida sa kuulad. Kas sul ei ole nagu mingid Eesti lemmikbände või? Ma just ütlesin Karl-Erik Taukar bänd. Ja, aga oota, mul ei tule meelde, sul on keegi veel, keda sa veel ütlesid, aga ta ei ole bänd. No jah, ta on artist, jah. Ja bänd, võib-olla mingi, ei, mul välismaal ei tule. Artisti küsimus on järgmine, kes on sul lemmik sooloartist? Ma võtan siis Eesti põhiselt, see lihtsam, mul väga välismaal ei ole. Eestis Nõep. Ma ei tea, kas sul on nüüd seda raske siin jooksvalt öelda, aga millised on sul mingid lemmikud laulusõnad? Laulusõnad, nagu mitte laul, vaid lihtsalt... Ei, lihtsalt sõnad, siin ongi nagu favorite lyrics. Appikene. See vajab mõtlemist veits. Või me võiks võtta quote'id, aga sa oled neid tsitaate juba lugenud ka podcastis ette, mis su lemmikud on, nii et nagu ma isegi ei tea, mis ta ütlesin vastata tuleks. Äkki ma ütlen laulu lihtsalt. Praegu ei tule laulu küsimust, nii et võid öelda laulu. See Billie Eilish, see uus laul Everything I Wanted, vist oli see nimi. Ma ütlen praegu selle, see on mu praegune obsession. Kui su elu oleks laul, siis mis oleks selle pealkiri? Mida ma pean mõtlema, ma ei saa niimoodi. Eiga nagu, see on ülihea küsimus minu meelest. Ma pean mõtlema midagi hästi lambist. Mingi hullumeelsus, mingi kaos või ja, ma ütleks ette mingi jutumärkides mul on kiire või midagi sellist. Oh my god, see oleks suht hea. See oleks täiega sinuga mingi, ma ei tea, teiselt planeedilt lihtsalt. Planeet Viki. Kui sa suudaksid mängida ühte pilli, siis mis? Või kas sa oskad mõnda pilli mängida või? Ei oska, ma ei ole üldse, ma olen kõige juba musikaalsem inimene enda tutvusringkonnas, nagu ma ei pea rütmi, ma ei taju viisi, mitte midagi, aga klaver on mul lemmikpill, see on nii luus, ma võiksin seda igavesti kuulata, kõik mu sõbrad tuttavad, kes oskavad, ma olen alati nagu, palun lihtsalt, kui te tahate harjutada millalgi, kutsuge mind lihtsalt kuulama, kas või kui teil valesti läheb, vahet ei ole, ma võin seda igavesti kuulata, nii luus. Okay, wow. Kui sul oleks tatoveering, siis kus? Sul ei ole ühtegi, on ju? Ei ole, aga ma olen mõelnud, minu arust sõrme peal tundub suht cool nagu see sõrme, mis on sisekülg või? Nagu niimoodi, et kui sa paned sõrmed vahel kokku, siis seda ei ole näha. Aga teine variant, ma olen mõelnud ka näiteks kuskil siin
Pahkluus ja taha. Vist. Kuidas sa pahklu taha teed? Või nagu see koht siin, mis ma ei tea, nimetasin vist õigesti. No kõõlus on ta enam-vähem, aga kuidas sinna peale ei saa nagu teha? Ei no ma ei tea, tundub valus. Ma ei tea, see lihtsalt näeb cool koht välja, kus Okei. No võt, need on need imelikud küsimused. 53. küsimus kõlab nii, et olla või mitte olla. Shakespeare ja ma olen lugenud Hamletist on see, eks ju? Jah, ma olen etendust näinud. Ja ma lugesin seda, mulle täitsa isegi meeldis. Lugedes oli väga segane, kui sa lõpuks läbi said nagu, tegelikult oli päris hea. Olla, ikka olla. Ikka pigem olla, on ju. No, nii tiip küsimus. Ja siis järgmine on need delfiinid või koalad. Delfiinid, sellepärast, et kui ma tegin kunagi mingit seda personality testi, sest ma tahtsin teha, keegi küsis, et mis loom sa oleksid, kui sa pead valima, eks ju. Või nagu, kui sa oleksid loomana, siis kes. Ja siis ma tegin testi, et teada saada, ja siis ütles, ma oleks delfiin. See, kui ma valin delfiin. Okay. Aga muidu koalad tunduvad palju nunnumad. Ausalt öeldes sama. Ma tahaks koalat vahepeal koduloomaks endale, ma olen vahel mõelnud. Aga noh, see on siuke fun fact. Kuidas sulle meeldib nagu, millist kohvi sa jood? Sinu puhul siis vist? Kofeiini vaba ja mu lemmik on see külm karamellatte nagu jääga. Okei, ma ei tea, kas sa saad sellele vastata või kas sul üldse on, aga mis on su lemmik nagu ropp või vandumissõna? Ma tavaliselt ütlen pekki, aga nagu ma ei ütle, et see mingi hullud ropp või vandu, mis sõna on. Ta läheb sinna alla, ta on nagu viisakas, vaata, seda ta pole ropp, aga ta on aga nagu... ma ütlen, ma ei tea, kas ma saan siin öelda isegi või? No, see pole big deal ju. Nagu me oleme ausad, see siis kui ma lähen väga närvi, siis see on halb parasid sõna, mul on ka nende roppsõnadega päris jamasti peaks ennast aga ma pean ikka väga kettas olema. Ja ma pole sind üldse tihti kuulnud ka ütlemas seda. Sa oled siuke pekki inimene. Ja, sest nagu see on see, mida sa igal pool universaalselt vaata, et see ei ole nagu jah. Kas prom eesti keeles ongi nagu pall, lõpupall enam-vähem? Sest küsimus kõlab nii, et mis värvi kleiti sa kandsid lõpupallil? Aga äkki meie puhul lõpetamise? Ja. Ma ei kandnud kleiti, mul oli pükskostüüm. #fashionguru. See läheb täiega sinuga kokku nagu siuke unikaalne, veits different, aga siiski siuke klassikaline. See oli Iris Janveris pükskostüüm ja nad tegid spetsiaalselt sellest toonid, mis ma tahtsin, muidu neil see pükskostüüm ei olnud. See oli, ma ei tea, kus see hääldada, Faux või see Fox on see toon. See on siuke lillakas roosa ja ülikärts. Okei, ma mäletan neid pilte ja ma olen neid pilte, mis oli mega ilus. Teemantid või pärlid? Teemantid. Ma arvasin, et sa ütled pärlid. Ma ei tea, miks. Mul seostasid sinuga pärlid. Mul ei tea mõlemad. Ma olingi praegu täitsa kahe vahel. Täitsa kahe vahel? No jah. Kas pigem odav šampoon või kallis? Minu meelest see küsimus kõlab ülisuvakalt, aga ma tahaks täiega teada, kas sa oled nagu nii-öelda kallis šampooni inimene, siuke salongi oma või siuke, et ostad kuskilt selgust? Siiamaani mul on kogu aeg ikkagi kallist kasutanud, sellepärast et esialgu vaata mu ema valis mulle šampooni, mida ta koju ostis ja siis mulle meeldis see, seega ma olen jäänud ise seda sama kasutama, aga nüüd just hiljuti, kuna keskkonnateema on kogu aeg üli aktuaalne, siis ma hakkasin mõtlema, et seal läheb nii palju pakendit selle peale, seega nüüd ma just katsetan praegu Lushi pakendivabasid šampooni ja balsamit, mis ongi nagu tahke, vaata seep. Aga kuidas sa neid paned pähe? See on nagu tavaline seep, sa hõõrud kätele, siis sul tekib see vaht siia ja siis sa nagu hõõrud pähe. Töötab hästi või? See šampoon ja aga selle balsamiga mul oli praegu probleem, et ma ei saanud piisavalt toodet käe peale, ma ei tundnud, et ma midagi reaalselt panen. Sellega oli veits probleem, aga nagu hinnaklassis, ma ei tea, see on siuke keskmise hinnaks, see on nagu mingi 10 euri on vist tükk. Ta on ikka pigem odavam, kui sa võrdled mingi salongi omadega selles mõttes. No salongi oma, nagu see, mida ma kasutan, öeldakse, et on salongi oma, mis ma nagu enne kasutasin ja see on mingi 17-18 euri. No tegelikult see täiega oleneb tootest ka, vist on väga odavaid, väga kalleid. Kas pigem siis föönitatud või naturaalselt kuivanud juuksed? Ma eelistan naturaalselt kuivanud, aga nagu kui vahel vaata väga kiire on, siis on ka nagu vaja föönitamissega, siis nagu oleneb olukorrast, aga muidu tulemuse poolest loomulikult. Ja föönitamine on rohkem tööd ka. Kas kontsad või ketsid? Kontsad. Päriselt? Ja ma nagu, mulle täiega meeldib, kui me kutsutakse kogu üritustel, ma saan Estoniasse teatrisse minna oma kontsikandast, ma arvastan nagu üles võidud olla vahelduseks, mitte nagu iga päev ma ei viitsiks. Mulle meeldibki see, et see nagu vahel, see on siuke eriline sündmus. Ja pilates või jooga? Pilates, sest ma nagu käin pilateses ja see on mu seljale kasulikum pluss nagu six-pack hakkab poppima rohkem. Kas jooksmine või ujumine?
jooksmine. No, mulle muidu meeldib ujuda, aga see rohkem nagu suplemine, sest trenni mõttes mul hakkab nii igav, sest ma ei saa muusikat ega podcasti kuulata, aga joostes ma saan seega nagu, mul meeldib liikuda kiiresti jalgadel. Mis on üks asi, ilma milleta sa elada ei saa? Me räägime nüüd nagu asjast, nagu füüsiliselt või nagu Ma ei tea, lihtsalt one thing you can't live without. No esimene asi, mul päev tuli mu kutt, aga seda tundub nagu ma olen liiga obsessed. Mul tuli telefon S-asjana, vaata kui erinev pilt. Nagu mul tuli S-asjana telefon. Teise asjana mul tuli pere ja siis nagu... Okei, oota, nüüd ma tunnest nii halvasti, et mul telefon tuli. Nagu ma mõtlesin asi, vaata. No siis ma ütleksin... No okei, telefon... See on see, et mingid vastused on minu meelest praktiliselt õiged, et ei saaks nagu samamoodi telefon või arvuti, aga siis on mingid asjad, mis on nagu näiteks sulle väga olulist, mingi ma suudaks ilma smuutid ette elada või ilma pilateseta, mingid siukest vastused, nii et see täiega oleneb, kuidas sa tahad läheneda küsimusele. Ja ma jätan selle inimeste vastus. Mul on nüüd natuke probleeme tõlkimisega, minu meelest selles episoodis oli samasugune, aga mis on mingi oluline asi, mis on sulle südamelähedane, oluline teema või probleem või nagu... One cause that's dear to your heart, ma ei tea, mis see täpselt on. No üks on kindlasti see kliima soojenemine, aga teine on see, ma ei tea, kuidas seda probleemiks ennast, aga nagu vähk või nagu vähi. Nagu see võib teemana ka olla, et ei pea probleem olema, üleüldiselt siis. No nagu haigusena vähk, vaata. Sest nagu mitmed tuttavad, mul lihtsalt on seda läbi elanud, seega see on nagu minu jaoks ka päris südamelähedane. Kellega sa tahaksid mõne, nagu kui sa peaksid salvestama või nagu filmima mingit romantilist stseeni, siis kellega? Ma ei tea, kas siin on siis nagu kõik maailmast või nagu Eestist. Ma just mõtlesin, et nagu esimene eelistus on ilmselgelt mu enda kutt, kellega ma nagu tunnen mugavalt. Aga nagu ma mõtlen, kas ma peaksin valima nüüd mingi kuulsa, megakuuma mingi näitleja või muu. Aga kui sa peaks, siis kelle? Ma arvan see, et ma ei tunneks ennast lihtsalt mugavalt, sest nagu kõik sul on mingi vanemad ka mingi, rohtsed mingi, ma ei tea, 30 vaata, see on veits nagu imelik. Sul on see, et sa oled suhtes nii, et sul oleks ebamugav rohkem kui vallalisel, mul on siuke tunne võib-olla. Mis on su lemmik spordiala? Ühte nii raske oli. Jalgpall on sul ei või? No esimene mõte oli mul jalgpall, aga samas ma mängin praegu ka tennis, mul meeldib kergejõustik, okei, ma pean valima jalgpall. Meil on nüüd 68 küsimus, nii et oleme lõpule lähedal. See oleks küll väga hoogsalt. Mis on sinu, no ma ei tea, proovi lühidalt kokku võtta, mis on sinu hommiku ilurituaal nagu? Või rutiin? Rituaal. No ma ärkan ülesse ja siis esimese asjana ma lähen telefoni, sellepärast, et ma olen nagu... Mul ei ole see, et ma pean minema. Kui ma võin niisama ka üles ärgata, vaid mul pigem see, et mulle meeldib, mul on hommikud rahulikud, ma tahan, et mul oleks seda ärkamisaega, ma ei taha kohe voodist välja minna ja siis mul on mingit tegevust seal vaja, sest muidu ma olen uuesti magama. Ja siis ma just täna hommikul mul tekkis see mõte, et nagu, kuna mul siiani polnud mingit asendust, mida ma seal telefonis meil teen, ma hakkasin mõtlema, äkki ma peaks seda hommikul ka raamatut edasi lugema, sest enne magaminekut ma loen, seega ma võiks hommikul ka mingi paar peatükki edasi lugeda, et ma olen üles ärganud ja siis nagu minna välja toast. Okei, siis ma lähen, mingi pesed hambad, toonikuga nägu üle, päevakreem, siis ma lähen teen teed ja selle ajal, kui see tee seal valmib, siis ma tavaliselt lähen vastan mingi töömeilidele, joon samal ajal teed, siis kui sellega on ühele poole saanud ja kõige nagu olulisemad meilid vastatud, siis ma söön hommikust ja siis panen riidesse ja siis lähen päevaga edasi. Okei, morning routine. Kas sa kunagi planeerid hommikuroutiini filmidega või? Või kas sa oled filminud või? Kas sa ei ole mingi vlogist teinud või? Ei, mul peakanalil oli üks hommikurutiin, aga see oli nagu siuke natuke nalja, see oli siuke sketšilik, et ta ei olnud nagu nii realistlik, ta oli siuke veits paroodia. Sa võiksid vlogi stiilis teha, sest ma ei tea miks, aga mul tuli täiega isu sinu hommikurotiini vaadata. Just vlogis või? Jaa, nagu vaata, osad teevad niimoodi nagu enda vlog, et nagu alati sul on mingi keskne teema, on ju, kas mingi üritus või mis sa parasjagu teed, aga siis osad teevadki, et minu nii-öelda hommikurutiin, kus sa näitad seda pikemalt. Vaata nagu sa vahel teed smoothie retseptega nagu hommikurotiiniga. Täna, kohe kui ma koju lähen, ma panen uue vlogi üles, selleks on see juba üleval, tuleb välja siis minu enesehoolitsusrutiin. Okei, jään ootama. Mis on su lemmik riides? Ma ei tea, kas nüüd siis nagu üldine alla mingi pusad või nagu mingi kindel, pigem üldine, sest nagu sul on kindlalt keeruline vist seletada, kui on nagu kuulamine. Ma teeks mingid dressipüksid, sest nagu ja pusad, sest nagu kodus ma elan neis, sest on nii külm, need on nii mugavad, nad annavad mulle sooja. Muud, täielik, eriti praegusel aastal. Ja. Mis on nagu kõige kallim asi, mille peale sa raha kulutanud?
Nagu see on sõnastatud rohkem nagu mingi asi nagu, millele sa oled nagu splurge'ind ehk nii-öelda nagu ta vist veidikene nagu sinna suunab nagu emotsiooni ostu poole, aga samas see võib nagu mingi praktiline asi ka. Ma arvan, et kõige kallim asi, mis ma ostnud olen, on minu see MacBook Pro, sest ma mõtlesin veel touch bariga ka ja nagu, mis seal on mingi terabait mälu ja nagu ma võtsin kõige paremad protsessorid ja asjad nagu, see oli ikka päris korralik. Samas on investeering siis. Ja ei seda kindlasti. Meil juba vastasid ka sellele, aga kas sa mängid mõnda muusikainstrumenti? Kahjuks mitte. Kas sa õppinud oled või? Nagu me olime nagu blokkflööti oli kohustuslik õppida näiteks koolis. Kas sa nagu midagi ei, meil ei olnud koolis niimoodi. Me saime nagu mingi proovida või vahel oli see, et valit vaata üks läheb trumme mängima, üks mingi triangliga ja niimoodi, aga nagu me ei õppinud. Eelviimane küsimus. Mis on sinu kõigi aegade lemmikum raamat? Sul ei istu need lemmikküsimused. Ma mingi unustan ära kõik raamatud. Okei. Üks, mis mul kogu aeg tuleb meelde, aga ma ei usu, et ma seda rohkem lugeda tahaks, on Jane Eyre, sest et ma pidin, see oli koolis ilukirjandus, nagu kirjandustunnis oli kohustuslik ja see oli ülipaks, mingi 4 või 500 lehekülge. Ma mina ei hakka siukest asja lugema, eks ju. Ja siis sa loed, see on nii põnev, sa ei suuda lõpetada ja ma olen ka see, kes kujutab samal ajal kõike ette ka, et mul hakkavad hullult pildid jooksma. Nii põnev, reaalselt sain läbi, olin nagu, see on hea, seda ma nagu tõesti soovitan. Mõni veel või? Mingid eneseabi omad kindlasti, aga ma mõtlema, kas mul tuleb meelde. Vist mitte praegu. Oota. Okei, ma ei ole sellega lõpuni jõudnud, ma olen poole peal, aga see on see 4-tunnine töönädal. Mis raamat see? Mul ei tule autor praegu meelde, aga selle nimi ongi 4-tunnine töönädal ehk kuidas nagu töötada produktiivsemalt ja kuidas nagu kõrvalistest asjadest ära öelda, lahti oma elust nagu elimineerida. Ma pean lugema seda. See on reaalselt, ma jõudsin poole peale, aga ma juba tundsin oma elus nagu muutusi. Okei, vau. Viimane küsimus sobib siia lõppu väga hästi. Mis on üks asi, mida sa alati reisile kaasa võtad? Ja jätame võib-olla need mingi pass ja siuksed asjad, mis on siuke võib-olla rohkem sinulikum asi, mida sa alati pead kaasa võtma. Kaamera. Nagu, kuigi see võib-olla on ka nagu suht tavaline asi, mida tegelikult ei pruugi, sest sul on ikka see tehnika pool on alati nagu kaasas. Ma mõtlen, kas mul tuleb midagi unikaalsemat. Ma ei tea, ma arvan, võtan ikka mingid riidakotid, särgid, värgid, vist ei tule. Ma arvan, et kaamera sobib sinu. Kaamera ja arvuti ja raamat kindlasti, raamat. Kaamera, raamat ja arvuti. No see oligi meie viimane küsimus. Mul oli vähemalt väga põnev kuulata. Isegi läks küll, jaa. Kas minu oma ei olnud nagu kõvasti pikem? Ma ei tea, kas võib-olla need küsimused olid lühemad või me lihtsalt saime kompaktsemalt hakkama? Sul olid vaata mingid eluõppetunnid, nii et sa pead kõik seletama. Ja selle kohalt ma ei jõudnud, vaata ma vaatasin alguses neid esimesi küsimusi ja viimast, ma ei jõudnud vaata kõike läbi lugedes vahepeal olidki mingid aga minu arust oleks tõlkimisega ka palju kiiremini. Ja ma proovisin vaadata kogu aeg üks küsimus ette ja ühte sõna pidin tõlkima. Ma poole pealt siin aru, et ma pean sama tegema. Ma eelmine kord nagu alguses ma kogu aeg kuulasin juttu ja siis hakkan lugema ja mõtlema. Sa olid katsejänes meil. Aga vähemalt mina, kes sind enda hinnangul päris hästi juba tunneb, sain ka mõned uued huvitavad faktid sinu kohta. Ma ei tea, ma loodan, et kuulajatel oli ka põnev, andke teada, kuidas meeldis teile. Ja kas õppisite midagi, oli midagi üllatav, mida poleks minu puhul oodanud. Aga see oli megatuus, nüüd me oleme sellega ühel pool, meil vist rohkem. Ma arvan, et meil oleks imelik külalistega seda teha ju. Pigem mitte. Ja, aga samas, nagu kui see on keegi võib-olla mingi Eestist, mingi persoon või midagi, ja äkki me pigem räägiksime mingist teemast. Andke teada, kas teil oleks keegi, kellega me võiksime seda sama formaati nagu teha, nagu et kellegi teise käest küsida. See on tegelikult ülituus. Ja, siis peab vaatama ikkagi kõik küsimused üle, sest mõtle kutsume nagu mingi alla Hensukusta või kellegi küsime, kas nagu delfiinid versus koalad ja siis oleme ise mingi et andke teada. Jab, aga nagu ikka, ärge unustage meid siis jälgida enda podcasti platvormidel, panna see follow, Instagramis kindlasti @KirsiChilli, tšekake ja YouTube'is. Kui esmaspäeviti tuleb uus episood, siis me proovime ka repostida neid, kui keegi on postitanud nagu mingi alla kuulan KirsiChillit. Ja storisid just eriti, neid me katsume ka rohkem siis repostida, kindlasti tehke neid. Ja kes ei teadnud, siis meil on YouTube'is visuaalid, saate kogu aeg vaadata meid. Ja, kuidas ma siin haigutan või nina nokin vahepeal. Ning pange siis seal ka like, comment, subscribe ning näeme juba järgmisel esmaspäeval uue vahva põneva episoodi. Meil loodetavasti on külaline, kui ma saame ajad loodame parimat, eks näeme, kuuleme. Tavai, tšauki! Tšau!